tere tulemast! Kas teil on ka vahel selline tunne, et midagi on meie kultuuris kuidagi valesti? Justkui oleksime kursilt kõrvale kaldunud. No vot, täna me proovimegi sellele tundele nime anda. Paneme paika diagnoosi, tuginedes paari eriti teravale ühiskondlikule analüüsile. Alustame kohe ühe päris karmi mõttega. See pärineb mehelt nimega Dietrich Bonhoeffer, kes astus vastu natsidele. Ja see kõlab nii. Rumalus on ohtlikum kui kurjus. Hoidke seda mõtet meeles, sest see on tegelikult kõige aluseks, millest me täna räägime. Nii, siin on meie teekond tänaseks. Kõigepealt vaatame, millised on sümptoomid. Siis uurime, mis neid põhjustab, tunne kui toode, rumaluse mootor ja häbitu avalik lava. Ja lõpuks paneme kokku selle lõpliku diagnoosi. Okei, lähme siis esimese osa juurde. Millised on siis selle, nimetame seda ühiskondlikuks haiguseks, millised on selle sümptomid? Meie allikate järgi on need kaks peamist ja mis eriti huvitav, neil on omavahel tihedalt seotud. Ja siin ongi see keskne, päris jahmatav väide. Terve põlvkond on muutunud nii emotsionaalselt rumalaks kui ka häbitult teadmatuks. Mõelge korraks sellele, et meie kultuur ise ongi justkui loonud inimesi, kes ei suuda tunda ehtsaid tundeid ja on veel uhked ka oma teadmatuse üle. See on päris karm süüdistus. Nii, sukkeldugeme siis sügavamale. Esimene põhjus, esimene diagnoos, meie tunded on muutud tooteks. Mõte on selles, et meie kõige isiklikumad ja sügavamad emotsioonid, nagu armastus, on lihtsalt kaaperdatud ja kommertsialiseeritud. Ja see võrdlus siin näitab seda eriti hästi. Ühel pool on autentne armastus. Teate küll, see nõuab haavatavust, kohalolekut, isegi ohverdusi. Ja teisel pool on see, mida me näeme täna. Kommertsialiseeritud armastus. See on strateegia, etendus, nartsissism. On tekkinud justkui mäng, kus võidab see, kes tunneb vähem, kes hoolib vähem. Päris kurb, eks? Sellega on kaasa tulnud täiesti uued kirjutamata reeglid. Näiteks, liigse huvi näitamine on justkui suurim patt. Ja kui sa julged esimesena oma tundeid paljastada, siis sa oled kaotaja. Sa kaotad võimu. Emotsionaalset avatust peetakse lausa taktikaliseks veaks ja jähedat distantsi aetakse segamini tugevusega. Romantikast on saanud malemäng. Ja see kõik viibki meid selleni, mida nimetatakse nartsissistlikuks armastuseks. Mis see on? See on see, kui teine inimene pole sinu jaoks enam partner, vaid pigem peegel. Suhe on muutunud emotsionaalseks selfie-sessiooniks. Selle väärtus seisneb selles, kuidas see paneb sind ennast tundma ja teistele paistma. Suhet ei elata, seda eksponeeritakse. Okei, see oli emotsioonidest. Aga kuidas on lood intellektiga? Kuidas me oleme jõudnud häbitu teadmatuseni? No vot, teine diagnoos väidab, et see pole mingi juhus, see ongi rumaluse mootor. Süsteem, mis on loodud selleks, et me ei mõtlekski iseseisvalt. Vaadake seda protsessi, seda intellektuaalset lobutoomiat. Lugu algab 5-aastaselt, kui lapsel on lõputu, täiesti loomulik uudisjum, aga siis 12-selt õpib ta, et on olemas üks õige vastus, mida tuleb lihtsalt korrata. Ja 18-selt ongi tulemus käes. Info kordamine on väärtuslikum või selle kahtluse allaseadmine. Allikate väitel on eesmärk luua kuulekaid tarbijaid, mitte kriitiliselt mõtlevaid kodanikke. Ja muidugi, seda kõike toidab meie tänapäeva kultuur. Me oleme harjunud saama kõike kohe. Kohene rahuldus on muutud justkui relvaks. Süvenemise ja raamatute lugemise asemel on meil 15-minutilised videokokkuvõtted ja 5 nippi artiklid, mis loovad illusiooni, et me teame midagi, kuigi tegelikult me lihtsalt tarbime infot. Ja see viibki meid selle üsna hirmutava fenomeenini, kohese eksperdi sündroom. Ja siin on see paradoks. Mida vähem inimesed tegelikult teavad, seda enesekindlamad nad oma arvamuses on. See on see kuulus Dunning-Krugeri efekt täies hilguses. Nii, meil on emotsionaalne tuimus ja intellektuaalne laiskus, aga nüüd läheb asi veelgi huvitavamaks, sest kolmas diagnoos seob need kaks kokku moraalse kompassi kadumisega. Me astume häbitule avalikule lavale. Mõelge korraks häbile. Ajalooliselt oli häbi nagu sisemine eetiline GPS. See andis sulle märku, kui sa olid ületanud mingi moraalse piiri. See hoidis sind ühiskondlike normide raames. Aga allikad väidavad, et digitaalne maailm on selle GPS-i süsteemselt välja lülitanud. Ja siin me näemegi seda suurt moraalset ümberpööramist. Vanasti olid meil regulaatoriteks häbi, alandlikkus, diskreetsus. Täna on uus digitaalne valuuta.
häbi asemel on tähelepanu, alandlikkuse asemel on viraalsus ja diskreetsuse asemel on pidev väline kinnitus. Käitumine, mis vanasti oli häbiväärne, on nüüd see, mis toob sulle klikke ja laike. Ja mis juhtub, kui see sisemine kompass ära kaob? Siis me muutumegi välise kinnituse orjadeks. Me kaotame võime ise oma väärtust hinnata ja hakkame seda otsima laikidest, jagamistest ja kommentaaridest. Meie eneseväärtus sõltub täielikult algoritmidest. See viibki meid selle kõige olulisema küsimuseni, enne kui me lõpliku diagnoosi kokku paneme. Mis tegelikult juhtub, kui ühiskond kaotab oma võime tunda häbi? Mis siis saab? Nii, me oleme vaadanud sümptoomeid. Oleme lahti harutanud 3 võimalikku põhjust. Nüüd on aeg tõmmata kõik need niidid kokku ja panna paika meie lõplik diagnoos sellele katkenud sidemetega kultuurile. Ja siin see siis on, mustvalgel, täielik diagnoos. Esiteks, me oleme emotsionaalselt eraldunud, ajades kaitsesegi tugevusega. Teiseks, oleme intellektuaalselt inertsed, pidades pinnapealset infot teadmiseks. Kolmandaks, oleme moraalselt triivimas, andes oma identiteedi ja eneseväärtuse algoritmide kätte. Ja neljandaks, oleme funktsionaalselt nartsistlikud, võimetud nägema teisi inimesi millegi muu kui rekvisiididena omaenda etenduses. Prognoos on seega päris sünge, ühiskond täis manipuleeritud ja isoleeritud indiviide, kes on kinni lõputus tarbimise ja eneseesitluse ringis. Ja see kõik jätab meid õhku rippuma ühe viimase ja võib-olla kõige olulisema küsimusega. Romantism on surnud, häbi on kõrvaldatud, kriitilist mõtlemist karistatakse, kõik vanad süsteemid, mis meile kunagi tähendust andsid, on kokku kukkumas, nüüd on küsimus teile. Mida te selle asemel ehitate?